Edasi Tõnu Kivilo, kes on mõisakoolide ühenduses juba üle 20 aasta ja mõisakoolide ühenduse juhatuse esimees, restaureerimisega tegelenud alates 80-ndatest Toompealt ja ka sellise toreda ümarlaua nagu Eesti ajalooliste hoonete ümarlaua koordinaator. Nii, no tere õhtust, siis kõht on täis, silm vajub kinni. Mul on väga lõbus siin olla. Ma loodan, et teil on mugav olla. Aga jah, nii nagu öeldi, et ajalooliste hoonete ümarlaud ja mõisakoolide ühendus on nüüd need, millest ma täna räägin. Ja kui nüüd hakata pihta, siis suhted Hiiumaaga ja Suuremõisaga ulatuvad ka eelmisesse sajandisse, vist 97, kui sai Suuremõisaga pihta hakatud või suhtlema eelkõige just Pühalepa vallaga tol ajal. Ja tänaseks on õnnetus ka veel see, et mu perearst Sinder kolis ka Hiiumaale, nii et jah. Aga okei, ja tänane päev. Nii, kõmps. Ehk ajalooliste hoonete ümarlaud on siis välja kasvanud meil mõisakoolide ja Eesti mõisate ühenduse koostööst, mõlemad nii Eesti mõisakoolide ühendus kui Eesti mõisate ühendus siis loodi 2003. aastal. Miks nad loodi, räägin järgmise slaidi pealt. Ja 2019 hakkasime niimoodi aktiivsemalt suhtlema, tuli meile kirikute nõukogu tuli juurde, ja tuli meile punti ka omanike keskliit, kes mingi aeg tõstis käed üles, ütles niimoodi, et nemad paraku tahavad olla rohkem korterite poole peal. Et korteriomanikud kui siis niimoodi maapiirkondade eramajad, talud, mõisad. Ja 2024, ehk see on siis nüüd eelmise aasta sügisel, kirjutasime alla nende organisatsioonidega me nüüd nii-öelda koostööleppe, mida me teeme, millega me tegeleme, millega teha tahame. Ehk siis ongi, meil on Evangeelne Luterik kirik on meil juures veel ICOMOS Eesti ja Eesti Muuseumite Liit, Vabaõhumuuseumi juures Eesti Maaarhitektuuri Keskus ja linnuste ümarlaud läbi Virumaa muuseumite, nii et Vilja Rave on meil siin juba nii-öelda laua taga olemas või ütleme saalis olemas, kes me koos oleme. Ja põhiliselt me oleme praegult nagu seadusandluse poole peal, räägime kaasa seaduseelnõudele erinevatele. Olime kliimaseaduse töörühmas, oli Maa- ja Ruumiameti loomisel töörühmades. Ettepanekud on läinud muinsuskaitseseadusele ja ega me räägime ka kaasa nüüd sellele mälestiste inventuurile. Ehk ettepanekud on tehtud, märksõna ikkagi omanikud, et kui vara üle otsustatakse, midagi räägitakse, siis mõistlik on meie mõistes vähemalt võimalikult algfaasis hakata ka teavitama asjaosalisi, millest jutt käib, et vältida spekulatsioone ja nii-öelda kolmanda osapoole tõlgendusi. Selline meie pesa on siin, mis on siin tuttav pilte ka vist Sulevile. Tunneb ära, kust mist on võetud, mis on tehtud. Õisuvaade täna küll on natukene teine, sellepärast, et aeg teeb oma, puid järjest kukub. Tuleb hakata juurde istutama, see on see õisuvaade järvele ja üleval on, kui ma mäletan, see oli kärstnaaedist, mida tehakse. Nii, mõisakoolide ühendus loodi siis 2003. aastal ja suhtkoht sellega, et 2002 aastal tollane haridusminister ütles avalikult välja, et mõisahoonetes ei saa kooli pidada, ei vasta mingitele nõuetele. Ja siis pool niimoodi protestiks ta loodi ja tänaseni oleme siis suutnud vastu pidada läbi tehes erinevaid tegevusi, erinevaid asju, aga nüüd aastal 2025 on vähemalt maapiirkondades enamuses lapsi poole vähem, kui oli aastal
aastal 2000. Suure Kõpu näiteks oli aasta 2000 oli 122 õpilast, see aasta vist oli 57. Ja neist on ka väljapoolt käijaid umbes kolmandik. Ja ongi, et kelle peale näpuga näidata, kindlasti ei saa seda teha tänase vallavõimu peale, et otsused on tehtud varem või midagi on tegemata jäänud. Või on ka see, et me läheme lihtsalt hõlpelu peale ära linna, maale jäävad tugevamad, linnas on need, kes maal hakkama ei saa. Nii et diskuteerida võib, kuhu me jõuame ei tea, elame näeme, mis saab aastal 2035. Ole pidi. Kaart Riinu poolt aidatud ära teha, kui ta tegeles Norra projektiga. Tänaseks on paraku see kaart jäänud juba hõredamaks. Kui aastal 2000 oli haridusasutustega seotud 72 mõisahoonet, täna vist on napp 50. Aga nii ta on, aeg teeb oma. Jälle ole pidi, nii, kõmma. Ehk siis ongi, et kas ka aastal 2035 on meil tüdrukud kooli ukse taga nii sees kui väljas, kas meil lapsi jagub, kes teeb otsustusi ja millised nad tulevad. Millega mõisakoolide ühendus on tegelenud ehk aastast 2004 külastusmäng Unustatud mõisad on neil ka selle aasta külastaja raamatud. Saate võtta näpu peale vahele trepikoja juures või trepikojas või trepihallis on laua peal. 34 mõisa ja järgmise aasta peale on juba uusi hakanud ka ennast kirja panema, kes see aasta jäid füüsiliselt hiljaks. Aga niimoodi ta on, külastusi jagub, elame näeme, kuidas selle aasta hinnatõusudele vastu peetakse. Üks on kütusehind, teine on kõik muu, mis kaasa tuleb. Aga teha tahtmist on ja fännklubi paraku ei lubanud meil eelmine sügis otsi kokku tõmmata, nii et nii ta on. Kes on käinud 15 aastat, kes on käinud 10 aastat järjest niimoodi mööda mõisaid. Seda, kes oleks nüüd 20 aastat käinud, enam eelmine aasta meieni ei jõudnud. Üle-eelmine aasta oli veel neid, kes olid käinud 18 korda. Aeg teeb oma. Nii, mis see tahad? Ühtepidi ilus pilt, teistpidi natukene tõsisem pilt. Ehk kogu meie praegune elu nüüd on sellel uuel korral on ju läinud projektipõhiseks. Paraku ta on see, projekt on ühest hetkest kuni sinna maale, kui lõpparuanne on esitatud, rahad on kulutatud. Et kui meil projekti rahas ei ole, kuhu me siis jõuame, mida me üldse teha suudaksime oma enda vahenditega ja kas me oskame seda mõelda ja planeerida. See võib-olla on kogemustes see, et kui püütaks toimetada niimoodi, et ma suudan oma vahenditega elus olla, majandada igatepidi, püüda hakkama saada ja projektid on täiendav ehk nii-öelda kvaliteeti tõstev. Aga meie käitumiskultuur, käitumismallid on läinud natukene lihtsakoelisemaks. Ka mõisakoolid on nüüd siis saanud Norra tuge 2 korda. Ja Norra baasil on vist korda tehtud koos sotsiaalfondiga vist mingi 18 mõisahoonet. Sinna juurde on tehtud ka pehmeid tegevusi, aga õnnetuseks on see, et 2017 aasta haldusreform korrigeeris mõttemudelid, ka väärtused, mida kohalikud omavalitsused hindavad. Kui väikses omavalitsuses olid mõisakoolid märgid, ehk mille najal on võimalik ennast afisseerida ja näidata,
Suures omavalitsuses on teinekord neid mõisakoole juba 3-4. Ja valida siis, mida eelistada, mida mitte, seda enam lapsi jääb ka vähemaks. Et Norra rahadega majad on korda tehtud, aga tegevused suhtkoht on läinud ajalukku. On üksikud mõisad, kes projektipõhiselt välja arendatud toote ja avaliku kasutuse on jõudnud tänaseni veel hinges hoida. Suure kõpu ülemine vasakpilt on see, nagu ta oli, ja edasi on see, kuidas see protsess käis. Et maja on korras, aga tegevusi on ka seal jäänud marginaalselt väheks. Kaks pilti, üks on tellingud, kui töö käib, maja saab valmis. Küll pilt on eramõisast, erarahast. Eraomanik, kui ta teeb asja valmis, ta ei küsi, kes annab mulle järgmise raha, et ma saaksin uuesti üle värvida, ka korras hoida. Ta teeb seda ise, eeldatavasti. Raha hind on teine. Aknapilt, mis seal on Norra rahadega vahetatud aken. Ehk sealt on siis tänaseks 15 aastat. Ta ei ole teist värvikihti peale saanud. Küsitakse, millal tuleb järgmine rahalaev, et me saame hakata uuesti maju remontima, hooldama. Kurb pilt, kes tunneb, kes ei tunne, mis saab edasi. Omaniku küsimus. Porkuni. Ehk see on see, kus meil lapsed on. Majad jäävad, katused lagunevad, ka viisud ja nõud, teine juurde jääb ka laud koristamata. Sõidame linna. Ehk nagu öeldakse, olen veerand tundi linnas ja olengi juba vurle, et on hea lihtne elada, lihtne olla. Aga mis edasi, mis jäi sellest, mis jäi pooleli? Ja kas me räägime kõik ühes samas keeles, et me saame ühtemoodi aru, mida tahame? Ma mõtlesin, ma panen siia juurde selle Muuga pildi, kus on tehtud Muuga mõis tuulikud taga, et seal nii omavalitsus näitab näpuga mõisaomaniku peale, mõisaomanik näitab omavalitsuse peale. Et on see, et planeeritakse tuulikuid tingivas kõneviisid tänavel, arendaja on ka kohtus saanud. Aga kommunikatsioon on see, mida paraku jääb väheks. Me ei suhtle. Heal juhul kirjutame, aga kirjutamisega ei tule kaasa emotsiooni ega ei teki dialoogi. Ja ongi see, kas me mahume ära lõpuks siis. Kas me mahume ära tuulikute peale vahele, kas mahume ära oma kultuurimälestistega. Mida me vaatame, kas me vaatame mälestisse sisse või vaatame mõisa aknast välja, mida me näeme. Ehk see on see ruumiline tervikpildi nägemine. Ehk tuulikud on selle kohta hea näide. Teda ei tohi võtta küll niimoodi nagu kriitiliselt, sest ega päris ilma nendeta me vist ka ei saa. Aga et ei tekiks sellist lagunemise kohta ja et ka põtradel jääks ruumi nagu jalutada, olla ja karudel, sest nad tulevad paraku üha lähemale meile. Et kommunikatsioon ja avatud olemine, et jõuaks iga üheni. See tähendab ka mälestise omanikuni. Ehk kui mälestise omanikuga suhelda, see võib-olla tõstab ka tema enesehinnangut, enesetunnet teeb paremaks. Ta loeb, et teda väärtustatakse, teda on tähele pandud. Ja võib-olla siis ta saab aru ka sellest, et mida ta teeb, millega ta teeb, milleks ja kõige valusam küsimus, kellele.
kas peale mind tahab keegi veel tulla? Ehk see on meie oma lastetuba, ehk see on see, mida me räägime, anname edasi lastele. Kas keegi meie tegemisi tahab omaks võtta või läheb meie kätetöö nii nagu konkreetne maja on paraku oma ajateelil lõpus. Ehk iga mälestis eeldab, et tal on peremees, omanik, kes teab, mida ta teeb, kes omab vastutust. Et lihtne on olla nii-öelda ja elada rehepapi stiilis ja peale mind tulgu veeuputus. Aga aeg on see, mis paraku närib. Ja närib läbi ka restaureeritud, korda tehtud majad. Ehk vaadakem enda sisse, vaadakem enda ümber ja jälle see, mida rääkisid meile vanaemad, vanaisad, mida räägivad meile koolipapad ja mis siis jõuab ülehomme või ütleme niimoodi 20-30 aasta pärast meist endist. Siin on kurvad näited, ehk see on märksõna juurde Jaan Vali, aga see ei ole mitte Jaan Vali pildid, need on tehtud minul endal selle aasta pildid. Mõisad. Me nutame seda, et meil keldrid on märjad, kelle tegemata töö. Majad on saanud korduvalt rekraha, need samad. Teine, nii, ei. Et see ongi see, et jah, me teeme poolikult ja ei mõtle lõpuni läbi. Ja kõik need, mis on laes, mis on seinte peal, kuhu nad lähevad. Ennem rääkisin ka, et on selline termin nagu tervikpilt. Pilt on illustreeriv, on jalgpalliväljakud, kus sa vaatad kas ühte mängijat ja ühte väljakut või paned ta nii-öelda nagu organisatsiooni või omaniku või haldaja tasandile. Kuidas sa mõtled, kuidas sa vaatad, millist käekirja järgid, mida sa eeldad, millise tulemuseni sa jõuad. Eks see on jälle kordus, kommunikatsioon, nägemine, suhtlemine, arusaamine, omaniku tunne. Ja see, mõlemad on vanad, mõlemad on väärtused, kes mida ootab, kes mida loodab, kes kuhu jõuda tahab, kellel on tuttavat kohta, kellel ei ole. Nii et hoidkem vanu ja rääkigem üksteisega. See oleks olnud minu poolt täna see. Nii, aitäh!